Mina pärinen Saaremaalt ja minu vanemad on pärinud, ma päris ei teagi, aga isa ostis Tagavere külla, keset külla ühe väikse maja ja poegadele maad. Üks poeg jäi talupidajaks ja minu isa sai paemurru omanikuks. Ja teda nimetatakse siiamaani Tagavere paemurd. Aha. See on minu vanaisa elu alus ja seal ta töötas ja ka väga noorelt suri. Suri siis, kui mina sündisin 35. aastal. Ja minu isa oli siis noor mees, kes juba tegeles ka selle paemurutööga ja samal ajal oli ta huvitatud nagu minu emaisa sepatööst ja ehitas endale sepikoda. Nii et mõlemad, nii kivitöö kui sepatöö oli minu isa hobi. Ja 39, ja ta oli üldse väga aktiivne. Ma eile rääkisin ka sellest. Ta oli väga aktiivne ja see päästis meie elu küüditamisest, ausalt öeldes küüditamisest, sest tal oli väga palju sõpru igas seltskonnas. Ja 39. aastal keegi ütles, et õpi vene keel ära. Isa oli gümnaasiumis, aga ta ei lõpetanud gümnaasiumi, kuna tema tahtis ehitada siis veskit, kui ta oli gümnaasiumi õpilane. Ja see veskitorn oli meil püsti, kus vanaisa ehitas, omal ajal oli koorejaam. Ja see koorejaam oli üheks minu skulptuuri unistuse aluseks. See oli täiesti skulptuurihoone. Ja ma olin ka kividest vaimustatud ja arvasin, et minust saab skulptor. Terve keskkooli ma käisin selle unistusega. Aga siis juhtus niisugune suur õnnetus, et isa sai avariislöögi. Ja ta päris tööle enam ei läinud, kui läks oma paemurdu nagu tagasi. Aga ikkagi ei tulnud nad toime ja ta viis elumaja Vanaema krundile Kuressaarde linna, kuhu ma hiljem läksin kooli ja käisin Vanaema juures seal keskkoolis, lõpetasin Kuressaares keskkooli. Ja ma astusin instituuti, skulptuuriosakonda, aga isa otsustas osa majast viia Kuressaarde ja kolhoos lõhkus ära kõik need teised kõrvalhooned koos selle koorejaamaga. Nii et majaplats jäi täiesti ilma hooneta. Ja ma olin teisel kursusel ja siis kuulsin, et kõik peab minema õpetajaks. Õpetajaks ma minna ei tahtnud. Ja sattusin jutt kokku Albert Hanseniga, metallikateedri juhatajaga. Nendel üks hoone oli samas skulptorite majas, üks ruum. Ja tema siis soovitas mul minna tema erialasse. Ja ma läksin metalli üle. Ja siin on minul skulptuuriaegsed pildid. Aga räägi natuke veel sellest oma lapsepeast, millega su ema tegeles ja kuidas sa... Minu ema abiellus väga noorelt. Ta oli 16, kui isa oli 26. Aha. Ja siis sündis minu vend ja siis sündis ka kohe mina. Nii et 18 aastast oli temal juba 2 last. Aha. Ja temal jäi see koolis käimine nii kui oli algkooli haridusega, aga ta oli küllalt nutikas ja armastas ka maali. Ta tegi vaipasid, maalis vaipasid. Ja samal ajal oli nagu, siis olid veel mingid õlivärvid. Aga kui mina olin laps, siis enam mitte midagi ei olnud. Tuli see raske aeg, kus oli ainult musta pliiatsist saada ja mina joonistasin ainult mustade pliiatsitega algkoolis. Aha. Aga siis ka minu tööd rändasid ringi, et algkooli pildid ja olid kooli seina peal joonistused. Ja ma olin kunstist väga vaimustatud, kuna üks kaugelt sugulane tuli tsaari õukonnast tagasi revolutsiooni ajal ja ta tuli niisuguse suure maalikoguga. Nii et tema see taluhoone, väikene taluhoone oli täis igasugu pilte. Ja kui ma külla läksin, siis ma vaatasin ja imetlesin neid pilte, aga ma olin siis väga väike laps.
noh, ikkagi kuskil algkoolis enne 4. klassi. Ja see mees kolis ka ära minu vanaema juurde sinna Kuressaarde ja siis seal ta siis lõppeski. Ja pildid kadusid, ma ei tea kuhu. Olid need originaalid, olid need suured pildid, aga noh, igatahes suured maalid ja õudsad ilusad raamid olid need pildid. See oli minu mälus kindlalt olemas. Kas ühesõnaga, sa teadsid juba varakult, et sa tahad kunstnikuks saada? Seda ma tahtsin jah varakult. Algkooli ajal musta pliiatsiga joonistasin ma kogu aeg. Ja keskkoolis meil enam joonistamist ei olnud, aga ma tundsin, kuidas joonistamise õpetajal on väga raske tunnis olla, siis oli juba joonistamine rohkem ja joonistamine ja siis tekkis mul kohe tunne, et joonistamise õpetajaks ma ei taha saada, sest kõik ei ole joonistamisest huvitatud. See on nagu paras mõll tunnis. Aga ehti, kui sellised sul ei mõlkunud varem, et sa... Ei, parem ei olnud üldse ehti peal mõelnud ka. Et pigem just suur vormid ja kontseptuaalse mõtlemine ja kuidagi selline... No kas ma siis väga seda mõtlesin, et esijälgu ikkagi ainult joonistasin portreesid ja piltide pealt kas või kui inimest polnud ja natuke nii ja naa sain need tehtud. Ja instituuti ma sain kohe esimese raksuga sisse, skulptuuri, nagu katsetele sõna läksin, sain sisse. Jah, aga ainult see, et tuli õpetajaks minna. Ja metallis oli suunamine, kui ma lõpetasin metalli. Aga kui ma olin metallist diplomil, siis ma läksin skulptuuri tagasi. Ma lõpetasin siis 3. kursuse ja 4. kursuse ja 5. kursusel käisin ka niimoodi, et osa aega olin tööl, selles sundtööl ja siis olin skulptuuris. Aga minu isa suri operatsiooni laual, kui ma olin 5. kursusel skulptuuris. Metall oli juba lõpetatud ja olin tööl ja siis isa suri ja ema jäi väga kummaliseks Saaremaale. Ja ma sattusin juhuslikult sõitma Saaremaale veel teeninduskombinaadi direktoriga ühes bussis. Ja vestlesime ja mõtlesin, ma tahaks Saaremaale tagasi tulla, aga ma olen sundsuunamisega tööl. Aga tema ütles, et tema teeb oma teeninduskombinaati Kulassepa töökoja. Ma ütlesin, ma tulen poole kohaga tööle, terve kohaga ei tule. Ja me leppisime kokku, ja kui ma läksin Saaremaale, ja tema kõik tellis ära, isegi see laud on mul olemas veel. Tellis mulle istumise koha laua ära, aga kulda ei lubatud Saaremaale. Miks? Ei tea, riik keeldus. Oli aeg nõukad oli. Aga hõbe? Ei, see jäi hoopis ära. Vask siis ei? Seal jäi üldse, see töökoda jäi ära. Teeninduskombinatis ei saanud teha Kulassepa töökoda või Hõbesepa töökoda. Seda ei tulnud teenindusmajja. Ei lubatud. Ja siis ma jäin, prügimäelt tõin vaske ja hakkasin tegema vasest asju. Nii et sa jäid Saaremaale? Peale isa surma sa jäid Saaremaale? Jah. Ja siis... Mis sa tegid vasest? Siis oli mõne aasta pärast abiellusin, siis oli mul pere, lapsed. Aga võib-olla näita siis pilte ka, et sul oli neid pilte sellest õpingutest ka. Instituudi ajast mul on terve album pilte. Lausa esimene tund. Skulptuuris. Aha. Kes sul see õpetaja seal on? No siin oli meil palju. Ma arvan, et Saks oli siis õpetaja. Kas see on nüüd siis, kui sa esimest korda see oli esimest korda, jah. Ja sa oled siin verinoor 18? See ma olen, jah, noor. Ja siin oli suvelaager oli Väänas. Vääna Jõesuus oli suvelaager. Kõik meie kunstnikud olime siis seal. No need on ka, see on hilisem portree, see on ka alguse pilt, see on minu, siin on alguse pilt, aga ma olen valesti pannud, see on esimese teise kursuse kompositsiooni tegemine. Nii kaunis oled, nii ilusad pildid. Ja see on juba siis, kui ma tulin tagasi, oli 3. kursusel. Siis me tegime nõuksed skulptuure. Suuri, nagu elu suuruses. Üles elu suuruse. Vaata, kui pisike ma seal kõrval olen. Jaa, täiesti. Tõesti. Nii.
Ja vaevalt siin neid. Nii huvitav vaadata. Vot siin on mina ühe joonistusega. Aha. Oo. Ja siin me oleme suvelaagris. Ma usun, et see võib olla isegi... Hennat olete teinud? On see henna või mis seal selja peale on maalitud? Ei, see olen mina siin. Keskmine. Aha. Pool küürakas ikkagi. Need on suvemaal. Kas neid tasub näidata? Siin on ise asi. Huvitav on näidata. No siin on need teistest väga palju. No siin läheb terve elu ja läheb edasi. Väga põnev igal juhul. Siin, see kursuse, võib-olla neid ei ole mõtet siin. Aga mis sulle jääb meelde sellest tehtekunstist, et kui sa õppisid tehtekunsti, kes sul oli kateedri juhataja ja kes on need õppejõud? Ede Kurrel oli. Ede Kurrel oli sinu kateedri juhataja? Jah, Ede Kurrel oli siis kateedri juhataja meil. Hiljem ta oli, Ede Kurrel oli jah, aga see oli Albert Hansen oli terve metalli kateedri juhatajaks siis, Albert Hansen. Ta oli aastaid. Mis sulle nendest meelde on jäänud või kas see toona kõnetas või kuidas sulle see metallikunst tundus või? See oli niimoodi, et ma tegin filigraani ja tegin pattu ka. Oma kooliõdedele tegin kinkisin natukene mingit, isa oli haige, pensionali pöördamise väike stipendium. Ja väike kopikas tuli juurde, see oli suur asi kooli ajal. Ja te ei tohtinud teha tegelikult? Nüüd oli Ellen Hansen ütles aastakümned hiljem, et politsei oli mind juba luuranud. Aga Hansen oli ära kaitstud, ütles, et see on hea, kui inimene teeb tööd. Võt, see Hansen oli täielikult mind ära kaitsnud ja õnn oli see, et ma ei teinud mingit tiraaži või masstoodangut või näiteks mingit lõpusõrmuseid või. Niisuguseid asju ma ei teinud. Tegelikult ei tohtinud üldse teha? Tegelikult ei tohtinud üldse teha. Aga kas siis sa tegid hõbedast? Ikka hõbedast. Jah, ikka hõbedast. Kes sul õpetajateks veel olid ja kes su kursusekaaslased olid või? Kursusekaaslased, mina olin 5 õpilane seal kursusel, kus Hansen mind võttis, tavaliselt oli 3, aga neid oli ju 4 juba enne. Mis aasta see üldse oli see, kui sa sisse astusid? See oli 54 lõpetasin 54 ja 61 lõpetasin ma instituudi. 54, 50, keskkooli 54, see oli kuskil 55, 56, 57, 58, 59, 60, niimoodi. Seal vahemikus. Meil oli 5 kursust ja 6 oli diplomitöö. Aga mis sa tegid diplomitööks? Diplomitöö oli mul jälle skulptuur. Mul olid portreed. Nagu metallist siis? Metallist graveerisin siis ühe metallist portree ja medali tegin ja karp oli olemas. Võib-olla siin kuskil see pilt on ka veel olemas, aga ma seda ei oska öelda. Ma leian. Niuke väikene medalikarp, see väike medalist skulptuur ja seda ma läksingi trükikoha tööle. Ja tegin neid portreesid seal edasi, kuni need portreed enam ei olnud kellegist portreed teha, trükkimiseks polnud vaja. Ja siis taheti, et ma lähen... Aga miks ei olnud vaja, siis hakati pildistama või? Ei, ma ei tea, lõppes töö otsa, minu töö lõppes otsa. Aga kelle sa tegid portreesid siis? Ma tegin isegi Leninist. Oho. See ma tegin kõikidest, mis mul siis teha anti. Ega ma ei mäleta enam, 1,5 aastat tegin seal neid portreesid. Et see oligi sinu töö, joonistada. Ja see oli peale diplomitöö? See oli siis peale metalli diplomitöö suunamine. Et siis... Ja minul oli õpetajaks, diplomitöö õpetajaks oli skulptor Bomm. Ta oli skulptor lausa, oli minu diplomitöö juhendaja. Ja siis oli Ellen Tammel graveerimisel oli minul juhendajaks. Vau. Jah. Ja siis, kui ma lõpetasin, siis jah, trükkiga sai see töö otsa, et nüüd hakkan graveerima pealkirju. Lihtsalt nii nagu need töölised tegid. Ja ma ütlesin, seda ma tegema ei hakka. Sest ma tahtsin skulptuuri edasi käia, ma käisin isegi koolis kogu aeg. Paralleelselt olid koolis? Paralleelselt käisin 4. kursusel ja 5. kursusel
3., 4. ja 5. poole peal, siis ma läksin Saaremaale. Nii et sa käisid põhimõtteliselt 11 aastat koolis? Jah. Et 6 aastat metalli ja 6 aastat või 5 aastat skulptuuri? Päris 5 aastat ei olnud, sest osa asju oli paralleelselt. Et said ülekande? Skulptori töö ja 3. kursus oli, diplomitöö ja 3. kursus oli paralleelne. Siis ma käisin mõlemas. Kas see oli erandjuhus, et nii tehti? Või oli see tavapärane? Ei olnud tavapärane. Ei olnud tavapärane. Sul oli lihtsalt nii suur kirg erinevate materjalide vastu? Õpetaja Roos oli see õpetajaks veel hiljem. Oli 4., 5. kursus oli õpetaja Roos. Ja kooli ajal on mul tehtud üks skulptuur, kivitse raiutud, suvetöö oli see. Kus see on? See on siin õues, seal nuka peal. Pärast me vaatame seda ka. Siit aknast ei näe seda? Siit näeb pakkus, ta pilti ei saa teha siit. Kas siin puu taha jääb? Ma näen. Ma vaatan, kas ma saan zoomida. Jah, seal on. See on raudkivist. Vau. Väga uhke. Ja see oli suvetöö. Väga ilus. Aga kuidas sulle tundub, et praegused õpetajad ja metallikunstnikud räägivad, et kui minna nagu õppima kunsti, siis õpetaja peab õpetama rohkem sellist kunstnikuks olemist või kas toona oli sellist mõtlemist või tehnoloogiat pigem? Tollal ikka tehnoloog, ikkagi kasvatus ka, ega me olime ikka noored lapsed. No eks ikka mingisugune ja armastus oli töö vastu. See on mul hilisem tellimus. Vau. Ja see töö oli niimoodi, et see ministeerium tegi Saaremaale puhkekodu. Nii. Ja tellis minu käest asjad. Siis mul oli suur võrk oli kamina juurde ja järgmiseks oli see. Ja see võeti suure auraga vastu, kui Kusti nõukogus käis. See on isegi olnud ühes artiklis, et tarbekunsti kohta hea töö. Väga suur töö. Ja see on Saarepiiga. Ja aga tuli siis ministeeriumist üks mees, kes ütles, et naine ja veel pikali ei kõlba. Ja ministeerium ei võtnud seda vastu. Ja sinna pandi Jaan Varese skulptuur, see sõduri pea, maa seest tuleb sõduri pea välja ja püss peos. Jeesus. Selle asemel pandi see. Ja minule jäigi see Saarepiiga. Ma olen kogu aeg tahtnud seda pronksi valada, aga ma ei ole nii jõukaks. No vot, see on hilisem tellimus üldse siin. Kuidas sulle... Aga ma olin ikka Saaremaal siis veel. Ma olin 10 aastat Saaremaal peaaegu. Selge. 61, 2 niimoodi, 3 niimoodi läksin. Ma ei mäleta enam täpselt. 2 vist oli, kui läksin. Sest 64 sündis mul juba tütar ja mul oli juba abielus ja... Kaua sa olid Saaremaal ja kuidas sa Saaremaal läksid? Siis oli tava kutseline. 73 ma tulin tagasi. Mis sa tegid seal Saaremaal siis? Saaremaal ma tegin siis vaskehteid. Aga kellele või kuhu? Ma tegin väga palju Moskva. Kus see Moskva sinuni jõudis? Tartu kaudu läksid Moskva. Kus sul Tartus oli mis asi? Tartu Arsi käisin näitasin neid ja siis nemad hakkas neid Moskva saatma. Kas Arsi pood oli Tartus? Ei ole. Arsi see kunstihoone võttis vastu. Artur Lokk oli siis seal ees otsas. Et seal oligi kunstnikud käisid sinna pakkumas ja siis öeldi, et see kõlbab ja see kõlbab. Ja siis ma käisin Moskva, tegin väga palju tõukse tehteid. Ja siis hakkasid ostma siin... Millised tehtud? Kirjelda neid. Siis sa ei teinud filigraani? Ma võin näidata veel neid asju. Ja. Midagi mul siin on. Vaida on rääkinud ka, Vaida Suits, et sa elasid Moskvas seal luksussviidis ja muudkui tegi tehteid seal. Ma seal ei teinud, ma ikka viisin. Siis selles hotellides ma siis kolin. Vaida siis teab üsna palju. Õigem siin vestelda. Aga nad on natuke tuhmunud nüüd. Nad on nii, kuidas ma neid näitan. Mis need nüüd on? Medalid. Kodarrahad? Kodarrahad, jah. No vaata, mis siin teeb. Niisugused
kodarahadest tegin. Neid sai, ei ma siin Tallinnas enam ei teinud, siin me tegime niisugused monumentaaltöid. Siis olid niisugused ketid. Niisugused, see oli emailiga seal. Siis olid niisugused frossid. Siis on niisugused. Ja kõik saatsid Moskvasse? Moskvasse, jah. Mis on veel on? No siin on niisugused põimitud vaske ka veel. Niisugused põimitud vasest oli käevõrusid ja värki. Aga see on nüüd nagu lõpetamata. Siis olid isegi niisugused igasugu kaelakeeled ja siis on siin võt niisugused tehti. Nii peened. Ja see on ka vasest, Võru on vasest ja. Ja seda lubati teha? Seda lubati teha. Nii et ülejäänud Nõukogude maailm kandis siis vaskkehteid. Kes võisid kanda üldse hõbekulda? Tegelikult oli niimoodi, et Saksamaal väga meeldis vask. Ja esimene näitus Reemes tuli Saksamaal ütles, et Saksamaal olid väga hästi minu tööd vastu võetud. Ahah, siin on veel üks naljakas lehe. Vau! Nii. Väga uhke ju kaelas. Pane korra endale kaela. No väga efektne. See on ju väga... Narva energeetika. Et siin on nüüd see list, kus su tööd asuvad, jah? Jah. Ja siis on... See on nii halvasti trükitud. Kas ma võin vaadata? Balti mere laevastiku puhkekodu Jurmalas. Vaat seal tegime terve hunnik töid. Ahaa. Siis on Tartus on Flora ühe maja seinal välissein. See on 400 korda. Jälle ei näegi seda suurust. Igavene suur maja sein on Tartus täis ühte Florat. Meie tööd. Aga mis tänaval see asub? See on, kui Tartu sisse sõita. Piimatoodete kombinaat. Välisseina pannoo. Ahaa. Elamu. Piimatoodete kombinaat Elamu. Välisseina pannoo. Mis tänaval see asub? Siin tänavat pole öeldud, aga ta oli siis, kui Tartu sisse sõitsime Tallinna poolt. Okei. Et see peaks sinna maani... See on alles. Seda ma tean, et see oli alles, ma olen seda näinud. Aga mis on selles laevastikus ja puhkodus, kuidas see nimetus oli nüüd? Puhkodu. Jurmalas. Lätimaal. Seal oli mitu suurt tööd. Okei. Seal oli mul purskkaev, seal oli suur pannoo õues, siis olid mingid trepid ja ma arvan, et see oli veel ilma Maimägita. Ja need sa tegid nüüd juba kõik... Tallinnas tehtud. Siis, kui sa õppisid samal ajal? Ei, see oli juba siis, kui ma kolisen Tallinna tagasi, 70 peale 73. Ütleme, ühesõnaga, sa lõpetasid kooli, sa kolisid Saaremaale, siis sa tegid seal hästi palju Moskvasse, jah? Jah, ehteid. Ja siis nagu Arsile ja näitusele. Vaat siin on näitus on kõik kirjas. Näiteks 61 on vabariiklik näitus. Tallinna ei mul eesti keeles ka. 61. Siis on 62 on Tallinnas näitus, vabariigi näitus, 68, 3 on näitus, 65 on näitus, 66 on näitus. Ja siis oli, kas need on nüüd kõik ehtenäitused või skulptuuri? Need on ehtenäitused. Aha. Siit aga kõik on need ehtenäitused, mis mul on. Vaat siin on näituste nimekiri. Aha. Ja siin on näitus need, mis Kuma saatis, kus on veel muuseumi tööd rännanud. Muuseum ostis asju. Tööd on, siin oli 66. aastal oli Tartus näitus, Viljandis näitus, Võrus näitus. 67. oli Tallinnas Rakveres, Riva on siin kirjutatud. Kas ehteid sa tegid pigem nagu kunstilisel või tarbekunst ja disainilisel või kuidas sa nagu... Ei, no ehted olidki, kõik oli üks ehe. Aga ikkagi unikaalehted kõik? Unikaalehted. See ei olnud tiraaž, Moskvas oli rohkem tiraaži. Niisugused 10 tiraažid olid. On ikkagi väike tiraažid. Väike tiraaž, jah. Ja kõik on ju käsitsi tehtud, et neid ei saanud ju kuidagi automatiseerida. Rohkem ei tohtinud ollagi rohkem. Ei tohtinudki olla? Ei, tiraaž oli tiraaž, ette nähtud tiraaž.
Ja siis need saadeti Moskvasse kuskile poodidesse. ma ei tea, kuhu nad saatsid. See enam ei olnud See ei oluline. olnud enam minu jaoks. Aga nemad ostsid sult kohe nagu välja. Ja nemad ostsid kohe välja. Saatsid Tartu raha, Tartust sain mina raha. Mitte minule ei makstud. Aga niimoodi ei olnud, et sa pidid kavandid ette saatma. Ei olnud. Näitasid, kas sobis, ei sobinud. Ei. Ma võisin saata tööd 10 tükki, siis see läks kohe. Ja siis nemad saatsid sulle raha hiljem. Hiljem tuli raha. Aga see ei olnud nii, et sina said ise määrata hinna, vaid nemad määrasid hinna. Nemad määras hinna. Toho. Jah. Nii et sul ei olnud sõnaõigust küsida siin? Ei, ma ei mäleta ka täpselt seda. Küllap lõpuks oli ju mina ka harjunud selle hinnaga, mis nemad seal pakkusid ja mis arvestasid sellega. Aga noh, näiteks siin on... Aga näitusetööd, kas näitusetööd olid siis kallimad? Näitustööst ma sain nüüd kenasti raha. Mis muuseumid ostid, ise andsid, maksid mulle raha. Ja siis vaata need näitused, ma usun, et aasta näitused olid kõik, iga aasta isegi see näituselt sealt midagi osteti muuseumiks, kõik kes aastas, Tartu muuseum või siit Tallinnas on ka palju asju ja nemad saatsid eraldi veel näitusele muuseumist. Aga neid väikseid näitusi ma iga kord ei mäleta, kas ma saatsin ise või läksid siin. Aga näiteks 68. Moskva, siis on London, Berliin, 3 näitust. Vau. Kas sa ise said ka kuskile väljamaale rännata tänu sellele, et sinu töid saadeti nii? Jah, aga mul oli, ma sain selle võimaluse hiljem ja nii õnnetult, et mul oli siis juba pauk käinud. Mis seda? Mina sain tööd teha 79. aastani. Siis mul oli Tuusik, praegu mis ma ei öelda, Tuusik oli reisuks Itaalia lähedale. Noh, tuli see suur, see Vene Liiduga seotud oli see, ma ei saa praegu nime öelda, täitsa jube. Mõne aja pärast saan öelda. Tuusik oli olemas ja läksin arsti juurde ja mind arst ütles, et ei saa minna. Kopsus on probleem. Ja siis tuli välja, et mul oli vasetolmu kops täis ja mind opereeriti. Vasetolmu kops täis? Ja see võeti välja. Ja samal ajal oli nii, et leiti see saag, see väike saag, mis metallist tegid, see tegi mulle siia ühe punni. Issand, sul oli saetükk seal. 10 aastat oli see punn vana juba. Kuidas te sinna sai? No aga saeraam on väga paljudel teinud, isegi kullassepadel on saeraam punni teinud. Kas sa ei ole kunagi saaginud väikse saega? Kas see on see, et sa toetad selle rinna keskele ja siis ta nagu nii kaua, kuni ta... Sinna ei tohi üldse toetada inimene. Aha. Ja seda ei öelnud instituudi ajal mitte keegi, et ei tohi. Et see on ohtlik. No mina nagu lapsest saadik instituudi ajal juba tegin. Mul oli see punn ja ma ütlesin arstile ka, kas mul saab elektriravi anda, mul on see punn. See ei tea midagi, mu naise oli rinnas ka. Oli arsti ütelus. Ja siis peale seda leiti sellest punnist rakuehitus, mis oli 3., 4. etapiline vähk. Oh Jeesus. Aga kuna minu käsi sellest majori tööst tegime seda suurt basseini EPO vaiguga, ja EPO vaik minu organism üldse ei sallinud ja mu see käsi läks paiste. Ja ma arvan, et arstid seostasid selle käe lümfipaistetuse vähiga. Ja mind opereeriti väga laialdaselt. Et mul rinna alt läks läbi nagu vähi rakkude, kolle kuskil kaugemale. Mind on isegi selja tagant opereeritud. Ja kui vana sa siis olid? Ma olin 43. Aga siis sul oli 2 last vähemalt õnneks olemas juba. Nad olid juba suuremad. Ja no üks oli 4., teine ei natuke suuremas. Ja Keesi istus ainult, koolis enam tunnis ei olnud, istus seal akna peal. Ja abigas elas väga rangalt seda üle. Ema läks peaaegu segaseks. Sest et siis anti mulle 3 aastat, kui mind opereeriti. Garanteeriti mulle 3 aastat. Ja see ei olnud veel kõik, 3 aastat sai täis ja ma tundsin ennast väga halvasti. Ja mul üks keraamikust sõbranna siin, Kändri Riirja, üks tuttav viis mind Jaapani aparaadi alla.
siis tuli see Jaapani aparaat siia meie keskhaiglasse. Ahah. Ja seal siis leiti, et vähk ei olnud kuskil läinud. Aparaat näitas. Tuli üks mees, ma ütlesin ainult minte kirja ei pane. Kuskil uut operatsioon enam ei tule. Ja siis oli jah, et vähk ei ole kuskil näha olnud selle aparaadi all. Ja kutsuti veel üks mees ja veel üks mees, mis siis nüüd viga on. Me otsime teie vasakut neeru. Vasakut neeru ei ole. See siis on. Võib-olla see kontuur, mis on siin kõhus, oli suur kontuur, et see on teie vasak neer. Ja kui mind siis lõpuks sinna keskhaigla läksin, siis Mihkel ütles, et ma elasin miini otsas. Järelikult minu enesetunne oli kõik halb sellest miinist. Ja kui ma oleksin neid suuri töid edasi teinud tol korral, see miin oleks võinud iga hetk lõhkeda. Nii et minul tuli 10-aastane paus, võeti see neer välja ja ma ei teinud mitte midagi enam, õieti on mõned näitused, tööd, nemad patuga pooleks õbedast. Võib-olla need tööd olidki siis nendest aastatest tehtud näitusele õbedast. Ma enam vaske ei teinud ja ilma proovita õbedat tegin. Aga näitusel olid ikka mu tööd, aasta näitused, sest terve aasta oli ju pikk. Ja siis ma hakkasin maalima. Ja need pildid on kõik minul tehtud nendest. Kes see on? Keesi. See on Keesi poeg. Tema pani kohe enda virsu ette. See on Keesi poeg. See, seal. Henri, see, kes eile meile kaasas oli. See vasakpoolne, keskmine. Ja üks on Kaia poeg. Aha. Ja see on minu vanaema seal nurgas. Nii uhke. Väga uhked maalid on. Ja siin on, ma võin näidata veel. See oli tehtud mul suvekodus. Meil oli üks rane sumekodu. Laste jaoks sai ostetud, et mitte Virtsu oli kergem üle minna siis Saaremaale. See oli seal tehtud üks pilt rames, põllu pealt tehtud. Väga ilusa tundega. Ja siis mul on Saaremaa pilt ja siis ma näitan veel neid. Ma olin lihtsalt moodsat kunsti ka proovisin omale. Niisugused krobelised maalitud. Ekspressionistlikud. Ja siis see sama on ka minu maalitud, mis seal on. Ja siis need kassikesed ja ma olen hobused teinud. Nüüd see tiiger on sinu maalitud selle level? Mõt, siin tulevad see. Aga teisipidi või on õige. Väga kaunid on, ülikaunid. See on Keesi lemmik. Ülikaunis. Aga istuvad mul ilma raamita. Aga köök on mul lilli täis. Need on isegi näitusel käinud, mis köögis on. Siis siin on veel üks. Ja siis on ka mul neid merepilte. Niisuguse. Väga uhked. Aga kuidas siis sa ennast, kas sa ütled kunstnik või oled sa ehtekunstnik või oled sa skulptor või oled sa maalija? Kuidas sa ennast disainid? Ma olen ikka ehtekunstnik. Ikka ehtekunstnik? Kui tervis laseb, siis see on Saaremaalt üks pilt. Väga ilus vaade. Ja see on minu suvekodu. On siin. Kas sa arvad, et konflikte on vaja selleks, et head kunsti teha? Konflikte? Ei. Ei ole vaja? Rahu on. Vaat see on meil suvekodu. Oi, kui kaunis. Ja seda enam ei ole. Selle me müüsime ära. Kõigepealt andsin vanema tütrele Kaiale. Tema mees natuke teda püüdis kohendada ja siis teisid, et enam ei ole tarvis. Aga mis on vaja selleks, et rahu oleks? Mis on rahu või nagu selline õnnesaladused? Ei, eks see ei ole ikka ka, et kui tööd on ikka vastuvõetavad. See on ikkagi elu alus ikka ka.
kui kellelegi ei meeldi, siis ega siis ei isu teha ka. Et tähtis on, et see... Jah, ikkagi kellelegi peab ju meeldima, kellelegi peab ta rahu olema. Nii nagu, ütleme, see mandala on ju, ma tundsin ise, et minul on rahu teha, aga ma tahan, et teistel ka mõjuks hästi. Ja ma olin eile väga õnnelik, et inimestele meeldis. Vaat nii on elu. Aga kas sa halva tujuga saad üldse ehteid teha? No ma ei oska öelda, mis on siis üldse halb tuju on. Et kui sul olid nagu rasked ajad, siis sa ei tohtinud ehteid teha, aga muidu oleksid tahtnud? Ikka oleks tahtnud. Lihtsalt ei tohtinud? Ikka palju oli neid aegu, kus sa ei tohti. Ja samal ajal, no mida sa teed, siis näitusel ikka said tehtud. Et siis oli lihtsalt väiksemas mahus? Väike mahus, see 10 aastat. Ja siis me olime seal suvekodus ka ja lapsed olid väikesed. See pauk nagu käis, ma olin õnnelik, et üldse lõppes hästi. Ja ma olen alati väga õnnelik olnud, kui ikkagi... See on ju suur õnn, et mulle see juhuslikult see neer avastati, noh. Ja. See on suur õnn. Et probleemid said hoopis teisest kohast? Hoopis teisest kohast. No ei tea, võib-olla oli ka mitmes kohas, eks ole? No, ma ei saa täpselt ei tea. Ega ei saagi teada. Ja ma ei saa ju arstide diagnoosi ka eitada ju. Noh, ju nad kõik tead, et onkoloog, see oli ikka väga tõsine olukord. Aga mis on sinu arvades andekus? Mis on andekus? Ma usun, et kergema vaevaga midagi ära teha on andekus. Võib-olla kes rohkem vaeva näevad, võib-olla selle andekust on vähe. Ja see piir ei oska keegi öelda ju. Aga mis on vaev? Kas see on aeg või on see lihtsalt, et kas on raske või on see jonn või on see tuju või mis? Selle kohta ei oska öeldagi. Et kui... Eks ikkagi, no, ütleme, tervis on ikka kõige alus ka. Ja mure tervise pärast on ka jube. Ja kui sellest nagu üle oled, siis võib veel tööd teha. Ma ei tea, kuidas see täpselt käib inimesed. Iga inimesed erinevad see. Aga noh, muret on olnud. Ja siis, kui ma nüüd sain, Rames oli mingid raamatud, uurisin alles mõned aastad tagasi, leidsin kinni lahti tegemata kirja, mis Moskva oli saatud mind Prantsusmaa omal ajal kuskil 70-80 mingitele laagrisse, kunstilaagrisse ja mul oli sellest oli küll tõsiselt kahju, et see nii hilja sai avastatud. Et muidu oleksid Prantsusmaa? Ma saanud sõita, aga see oli nii, keegi ei avastanud seda kirja, vaid kivid saadeti mulle sinna suvilasse ja jäigi sen raamatu vahele kinni. Kinnine kiri oli. Täitsa uskumatu. Aga Moskvas oled sa palju käinud? Moskvas sa käisid palju? Moskvas ma käisin ikka üsna palju, jah. Ja viisid sinna ise nagu eksporti tehteid? Jah. Ja siis, kui nad viisid, Moskvas oli selline lugu veel, tore lugu. No see nagu Inglismaalgi oli. Üks kunstimuuseumi, mul ei tule praegu see nimi meelde. Ühe Eesti näitleja tütar oli seal kunstiteadlane muuseumis. Ja see tuli Inglismaalt, ütles, et Inglismaa kuninganna tahtis minult ühte tööd osta. Ohoo. Ja liit ütles, et kunst kuulub rahvale. Ei müüdud. A milline see ehe oli? See oli ka mingisugune vasest ehe ja see oli selle tööde alguses ikka peaaegu. Ja teine kord oli jälle niisugune lõbus, et Moskva saates tellis minult palju töid. Ja siis, kui oli Ameerikas mingisugune ülemaailmne näitus, ma ei mäleta täpselt, mis näitus see oli. Ja päris seda laadist niimoodi, et me ei saanud teie töid müüa, nad olid kallimad kui kuld. Sest Vene rubla oli siis nii kõrgelt hinnatud ja Ameerika dollar oli kuskil 60
peaaegu poole Vene rublast. Ahah. 5 korda vähemalt oli kallim või oli ta veel rohkem kallim. Ma ei oska seda öelda. Ja nad ei saanud mitte ühte müüa, sest see oli kallim kui kuld. Vased on jurakad. Nad ju kaalusid palju, aga see ei olnud ju vähe. Aga kuidas sul oli tunne, et kas sind ei pitsitanud see, et sa ei saa hõbedast kullast teha, et kas ei olnud tunne, et tahaks minna teise tol ajal oli paratamatu. Muidugi pitsitas. Eks sellest ma selle vasetolmusel kopsu sain ju. Aga nüüd vaske enam ei tee üldse? Ei, peale seda ma üldse ei teinud vaske. Aga millal tuli sinu juurde see filigraan või kuidas sa ise nagu kirjeldad filigraan seda? tuli instituudi ajal juba. Õppimise ajal tuli filigraan. Aga sa tegid vasest siis filigraani ka? Ei, siin õppimise ajal ma võisin hõbedast teha. Ma tegin pattusis ikkagi. Aga millal... Aga sel polnud ka proovi sees ega nõukst asja polnud. Aga nüüd sa ju teed ainult filigraani? Ma hakkasin tegema, et me erineksime. Tavaliselt kunstnikud, kui ühes ruumis on raske erineda. Me teeme ühte moodi, kui me toome Keesiga siin ühte moodi asjad on. Ja meie esimene näitus oligi käest kätte. Eks nad ikka sarnased olid. Me andsime ju töö üle laua ja näituse nimi oli käest kätte. Kas teie perekonnast, kui palju te ehetest räägite metallidest ja tööriistadest, et see on nagu selline keskne teema siis, sest et olete põhimõtteliselt 3 põlvkonda kõik ehte kunstiga seotud, et sa oled nakatanud seda? No eks ikka. Ma usun, et Endri tasus instituuti astuda, aga siis lõpetati kõne ära. Skulptuuri jaoks ei ole mul energiat. Aga maalida ma mõtlen küll. Kui ma enam metalli teha ei saa, siis ma hakkan maalima. Aga kuidas sa oled nagu leidnud siis aega perekonna ja töö? Et siis, kui sa olid Saaremaal, siis toetas sind sinu ema, et siis sa said rohkem pühenduda. Aga nüüd toetavad mind mu lapsed ju. Ja nüüd toetavad sind su lapsed ja nüüd teil on läbi põimunud nagu töö ja hobi ja elu. No viimane töö oli ju niimoodi, kui pea kivi viltu panin, seal Keesid õigest sättis. Ja räägi praegu sellest näitusest ka, sul oli ju praegugi isegi nii, et oli jälle üks õnnetus vahetult enne näitust ja ometigi on tööd nii uhke, et kas see on midagi tegemata ka seetõttu või? No eks ikka lükkus edasi. See lõpuni kiireks tegigi. Sest et ma ikkagi tükk aeg ei saanud üldse midagi teha. See silm oli kohe täiesti kinni. No uskumatu, et kui silma ikka ei ole, siis ehtid vist ei tee? Ei. See polnud trilligi ette kohta panna. Nina oli ka läbi. Aga tööd on niimoodi, nagu oleksid 7 aastat neid teinud. Mis sulle meeldib tööde tegemise juures? Kas sulle meeldib protsess või resultaat? Ega protsessi käigus ei teagi resultaati. See protsess, resultaat on ikka teadmata, siis on resultaat selge, kui näed, et töö on valmis ja nüüd on punkt. Ja isegi see, et näitus panime üle, see valguse saime suunata tööde peale. See pani ju kõige viimase punkti ju. Kui tahaks pimedas ruumis on, meil on ennem ka näituse väljas on, kus on ruum on pime, näegi tööd. Mis sa seal siis vaatad? Palju sa ümber mõtled, kui sa nagu teed, kas sa teed kavandad, palju sa jääd truuks algsele mõttele? Algsele mõttele jään truuks. Ma ei tee palju. No vahest juhtum, nüüd tegin ümber natukene, sest Võru tõesti rippuma on raske panna. Ta on Võru ja ongi Võru. Aga kuidas sulle, kas sa kavandad, kas sa joonistad või sa mõtled materjalist? Ei, ma ikka kavandant teen ka. Kavandit teen ka. Kas on ehte kunstis midagi, mis on tehtud? No, eks selle käigus võib vahest mõni asi olla niimoodi, et kõrvetad ära ja alustad otsast. Seda juhtub küll. Joodist läheb ei tea kuhu ja joodis jookseb valesti ja ma olen sealt juppe välja võtnud küll, kus joodis on teises suunas võtnud. Nagu ise tead ju, ta ei ole ju nii lihtne päris, et kogu aeg läheb õige koha peale. Ja teiseks on niimoodi, et materjal on ka erinev. Nüüd on osa õpetajat vanasti ostsin niimoodi, et asi sulas ära. Aga nüüd ma olen ostnud ainult neid
ühte sorti hõbedat, mida ma julgen kasutada. Kas nüüd on hõbe saanud nii omaks? Kaua sa oled tegelenud üldse kokku nüüd metallikunstiga? Kui omaks on metall saanud? No eks ma ikka patuga pooleks tegin ennem ka natuke hõbedat. Ma mõtlen üldse, et kui kaua sa oled metallikunstiga nüüd tegelenud siis? 61. aastast. Ja kas nüüd on metallikunst nii oma, et enam ei sula nii üles või ikka sulab? Ikka sulab. Et kuidas sa nimetad see, kas metall on pirtsakas siis? Ma ei tea ju selle kvaliteeti, kui mingi mündi ostad, sa ei tea selle kvaliteeti ju. Kas see on ka see, et metall on pirtsakas või mingi selline iseloomukas või? Või see pigem ongi see, et sa ise eksperimenteerid siiamaani nii palju, et võtad nagu uusi riske ja... Ei, no eks ma ikka püüan natuke ikka jälle teistmoodi teha. Et sa ütlesid, et sul on praegune näitus ka teistmoodi, et mis sa tegid seal teistmoodi? Kuidas sa praegust näitust ise endale kokku võtad? Selle ma ütleks niimoodi, et kui ma hakkasin tegema, kokkuvõttes tegin seda pilvedes ära, seda ma mõtlesin, kujutasin ette. Aga ma ei saanud neid prosse nii suureks teha, kuna neid ei saa ju loogiliselt kanda. Siis mõtlesin selle peale ka, et rinnast ta peab olema ju kantav. Mitte niimoodi, et teen ühe näituse asja. Vaat selles suhtes ma olen küll vist natuke teistmoodi, et ma püüan olla ratsionaalne, et inimene kanda saaks. Et sulle meeldivad kantavad lehed? Jah, ma ei tee ainult näituse jaoks või niisugused suuri asju. Ma ikka tahaks, et oleks reaalne see suurus. Isegi kaelahted ei saa ju röögatu suured olla. Aga no kui need keegi tahab, igaüks teeb ise moodi. Aga mis on veel ehte juures oluline peale selle, et oleks kantav? Mis teeb ühest ilusast ehtest ilusa ehte? Millised... Eks teil ikka oma sära ka peab olema. Mingid punktid ikka peavad olema, mis on silma torkavamad kui teised. Kas või kivi on väga ilus või siis on mõni niisugune aktsent kuskil. Ja sellepärast see mandala mulle õudselt meeldib, et temal ongi see aktsent ju. Ilma selleta ei olegi mandalat. Aga kaua ma seda teen, sest see viimane, mis ma näitasin, mis mulle meeldib, ma ei tea, kas ma näitasin. Näitasid? Seal on mõlemad koos. Ja see võib-olla annab mulle perspektiivi, võib-olla lõputut mandalat ei tee ju. Seal tuleb ka piir. Aga kas võib-olla mul piir juba käes? Vanadus on käes. Või on see alles algus hoopis? Pigem, et see on see, et see nüüd... Kui mul silmad järsku nüüd operatsioonilt terveks saavad, siis paremaks saavad, ütleme nii, kas nüüd terveks, aga... No sa teed siin praegu 0,001 millimeetriga mängid ja ütled, et su silmad ei näe, et see on ikka täitsa utoopia, kuidas sa oled need ehted ikkagi nii peenelt teine. Aga ma teen luubiga ju. Luup on see, mis päästab. Ilma luubita ei teeks mitte midagi. Ilma prillita ma enam suurt ei loe ka. Siis peab ka prillita. Ainult tänaval käin ma ilma prillita, sest ma ei armasta prille tänaval. Ja siis võib-olla ma ei tunne oma tuttavaidki ära mõnikord. Marsin mööda. Tead, see on ka minul. -2 on silmad ja siis ma ei näe, vahepeal lepitatakse, siis ma hakkan tähelepanelikult uurima, et kes see kellega tegu. Ja autoga sõita ma ka enam ei tahtnud, kui ma autojuhid ei näe, kuidas juht reageerib. Mulle meeldis sõita nii, et nagu ma näen, mis teine teeb. Kas ta näeb mind või ei näe mind, aga niimoodi pimees sõita ma enam ei tahtnud. Ikka nägemine on inimeseks olulisemad asju. Kui elu prioriteetidest rääkida, siis on tervis, töö, pere, mida sa väärtustad elus kõige niimoodi? Mis on nagu oluline? No siin on väga raske öelda seda, kõik on väärtuslikud. Mul on väga kahju inimestest, kellel ei ole lapsi olnud ja kellel ei ole niisugust kodu ja peret. Ma olen oma koduga väga rahul ju. No, võime minna vaatata õue ka, missugune kodu meil on. Kuigi igas nurgas meil on vajab tegemist. Tehtud valmis ei ole kunagi mitte midagi. Ikka midagi puudu. Et selline väike rahulolematus on alati ka olemas? Ega ma ei ole rahulolematus selle pärast, aga ma näen, et see töö on vaja ära teha.
Et sa näed kogu aeg, et mis on veel võiks teha. Võiks teha. Aga mis on sinu ambitsioon üldse veel praegu? Nüüd on sul väga ilus, uhke, suur juubelinäitus. Et millest sa unistad veel? Ei, ma unistaks, et saaks need aknavahetuse riismed ära parandatud toas. Ega seal toal pole muidu häda midagi. Kuigi siin metalli teha ei saanud, see põrand oli niisugune õre. Aga maalimine saab siin teha ju. Okei. Jah. Ma võin teisi öösed maali veel näidata, aga natuke pimedas on seal neid näidata. No lähme vaatame. Võime minna vaatama. Nüüd me oleme köögis ja vaatame veel teisi maale. Kas sa praegu siis maal olid kogu aeg? Ei, ma ei ole praegu maalid, aga nende maalidega ma olen käinud isegi Saaremaal näitusel teinud. Rossis oli mul näitus ükskord Ehtit ja siis oli mul maalid ka. Ja Rahvusraamatukogus on ka olnud. Nii et sa armastad lilli. Aga botaanikuks veel ei ole saanud? Lilli ja. Lilli armastas minu ema. Aga me kohvi pole üldse jõudnud. Nii. Et ühesõnaga, kui aknad saavad kõik vahetatud ja kõik tööd... No, aknad on vahetatud, valgus on õige. Aga et saaks remondi päris lõpetatud, et saaks maalima hakata. Ja tunda end hästi siin ruumis. Et peale ehete saaks rohkem veel siis sellist kahedimensioonilise kunsti juurde naaseda. Jah, see oleks väga tähtis. Et alguses jah, sa näitasid neid natuke neid pilte ka, et seal fotodel tuli ka sinu selline peene joon välja. Aga palju sa ise nagu tunned, et see ehte praegu, kui palju seda nagu veel edasi teha, et mis siin ambitsioon oleks? Eks see vanadus võib ju ehtekunstida nagu piirama hakata ka. Aga kui ma saan nüüd silmad korda, siis võib-olla tekib hoopis teine vaatenurk ehte peale. Ja praegu on siiamaani olnud nii, et see maal oli ikka minul see ajutine tegevus, kus ma ei saanud ehtet teha. Nii et see võib juhtuda nii, et kui ma saan ikka silmad korda ja teen ehted edasi. No sest, et ei saaks öelda, et sa praegu ju ehtid ei tee. Need on nii kuninglikud, et siin sul alles hakkab uued suured tellimused järjekord tekkima. No vaatame, mis tekib. Jah. Aga uusi asju saab ka ikka teha, ega ei pea hakkama kordama mingeid vanu. Aga kust sul tulevad üldse ideed? Mis on sinu inspiratsiooni allikad? Ei, eks ikka minu oma pea. See peab ikka vist veel andma seda inspiratsiooni. Kust see ikka tuleb? Kas sul on vaja loodust või ongi rahu? Ei, loodus on õudselt tähtis. Loodus on meeleludest ja ma olen väga õnnelik, et me siin elame ja et meie ümber on niisugune mets. Metsas saab kõndimas käia. No see on mul tervis üldse andnud ju, see kõndimine. Kõndimine ja liikumine on elu alus ja siis saab ka tööd teha. Ja ilus ümbrus. Ja lähme vaatame uuega. No lähme vaatame uuega. No. Siin oli kunagi minu ema lilleaed. Meil oli nii palju roose ja elulõngu. Jah. Nüüd läks kinni. Luks. Ei ole hullu. Saab lahti ka. Saab ikka. Õnneks saab lahti. Ma otsin lukkus. Ja siis aga kui ema lahkus, siis ütles, enam ei jaksanud tööd teha. Nüüd hakkad sina minu lille hoolitsema. Ei, mina teen oma tööd. Ja siis ma istutasin sinna rooside peenrale ideaaljad. Üks on nagu kuivalt seal läheb hoolitsemist. Nii et meil seda elulõngu ja roosi enam ei ole. Mõned üksikud roosid on jäänud, veel ei õitse. Ja siin istub minu lapsukene instituutaal tehtud rankini. Aga kaua sa teed umbes ühte ehet? No ehet teen ikka oma nädal-poolteist vähemalt. Ja siis pühendud sinna hommikust õhtuni? On see raske ühe koha peal istuda? Mis on kõige raskem selle töö puhul? Viimase tööd olid nüüd 19 tundi oli tööpäev pikk. 19 tundi tööpäev pikk. Aga siin ma olin laip ka. Aga mis on kõige raskem ehtekunsti juures?
Kas on üldse midagi raske? Sel juhul oli küll mul kivide panek kõige raskem. Et kui nii järjest kaua teed, et siis silm enam üks hetk ei seleta. Silm ei seleta. Ja mis on kõige rõõmsa selle töö juures? Kui töö valmis on. Ja siis kellelegi kaelas särab. Ja, kui sa siis juba, ta ei pruugi kellegi kaelas veel säradagi, aga noh, võib ju rõõmsa pilguga ise vaadata ja keegi teine ka veel vaatab, see on ju küllalt. Ei no ikka, nii see elu on. Siin on kõik vaja veel teha. Väga mõnus on siin. Aga siin oled need õitsevad ajad, mul olid väga ilus see peenar. Need tulbid olid meeletult ilusad, aga enam ei ole nii. Aga praegu on muu. Ja nüüd hakkasid siin midagi õitsema. Siin tuleb kogu aeg niimoodi, tuleb juurde ja läheb ja natuke, siin on veel roosid. Võt siin on paar roosi veel, mis on nagu emast jäänud. Aga see peenar on mul natuke hooletub juba. Siin on vaja ikkagi. Aga ei ole aega nii palju. Ja siin hakkame võib-olla oma sünnipäeva pidama. Ja kõik lapsed peame siin, üks istub ühe koha peal, teine istub teise koha peal. Ja siin on meie siin peolaud õhtuti. Ja tõues meil on ikka väga mõnus olla. Teil on kõige mõnusam seltskond üldse, kellega koos ümber laua ka olla, kõige südamlikum. Meil on ja kõik omad inimesed on ikka väga mõnus. Ja see mets on ju imeilus siin meil kõrval. Meil ei olegi, nagu ei oleks linnas. Oleks kuskil oma planeet. Jah. Siin pool mets, seal pool mets. Oma õue on mets. Aga kas ehe on sinu jaoks rituaalne? Mis on ehe? Milleks ehet on vaja? No seda on nüüd raske öelda. See on ikkagi... Ma isegi ei tea, miks ma teen. Lihtsalt teen. On kutsumus? Kutsumus, jah. Sest et sa teed seda väga hästi. Ei, see ikka tõesti mulle meeldib. Sa lood ilu? Niimoodi on. Niimoodi on. Kas ilu parandab maailma? No küll inimese meeleolu peaks ikka parandama. Kust see üldse parandus tuleb siis? Ja kui hea tuju on, siis tulevad head mõtted. Head mõtted kõik. Ja tuju ja mõte ongi elu alus ju. Ja kui inimesel jätkub seda kõigil, siis ei oleks sõdu, ega ei oleks midagi poleks halba. Aga noh, ega elu kerge ei ole kõigil. Igal ühel omad raskused. See sama ka teeb seda. Et ta teeb natukene helgemaks, kõrgemaks. Jah, nii see on. See on väga ilus lõpetada või täpselt sellise võib-olla mõttega siis. Ikkagi see rõõm on kõige alus. Ja ehe teeb elu rõõmsaks. Ehe ikka teeb rõõmsamaks. Kas või väikenegi asi? Pole ju... Sellest saab ka rõõmu tunda. Ilusate rituaalide rõõmude terviseks. Minul on see instituudi ajal tehtud asi. Lausa nii, ma tulen korraks siia vahel. Niisugune, see on ehtne rubiin, minu õnnekivi. Väga ilusad kõrverõngad. Võib-olla see hoiabki mind. Kes seda teab? Kindlasti. Aga ma tõesti kannan neid väga palju, sest et nad on juba niivõrd mõnusad ööd ja päevad ja kõik on kõrvas. Ja ma tean... mul oleks ikka kahju, kui ma siin midagi ära kaotaks. Ei kaota, nad on sul siin, ma arvan, veel järgmised 50 aastat ka. Aga aitäh sulle. Väga-väga armas ja nagu uskumatult kaunis näitus. Ma hea meelega ootan juba järgmist näitust ja võib-olla mingit raamatukest ja vaatan. Aitäh sulle. Järsku tuleb veel. Kindlasti tuleb veel. Plaan on meil teha veel. Ma sellest mõtlesin, et ega ma ei tahakski neid lausa nendest kohe ostet leida. Selles suhtes, aga kui leiab, siis leiab. Siis tuleb uued teha? Siis tuleb uued teha. Väga peen. Aitäh sulle, Aino. Jõudu jaksu. Aitäh.